Tere taas! Mina olen Meelis Tarto, Vivacolori värviekspert. Täna räägime, kuidas viimistleda ruume, milles on suurem niiskus kui tavaliselt. Räägime vannitubadest, saunadest, pesuruumidest. Suurema niiskuskoormusega on ka seinapinnad köögis, mida on vaja tihti pesta ning puhastada. Ehituskonstruktsioonidele on niiskus suurimaks vaenlaseks. Vesi on vajalik bakteritele, hallitusele ning seentele. Kui need asuvad elama ehituskonstruktsioonidesse, võib see viia hoone hävinemiseni. Niiskus tekitab hallitust, mille eosed lendavad õhus ning need mõjutavad majas elavate inimeste ning lemmikloomade tervist. Sellest võivad tekkida allergiad ning sinu immuunsüsteem nõrgeneda. See on põhjus, miks niiskete ruumide nagu köögid ja märgade ruumide nagu saunad ja vannitoad viimistlemisel on ülioluline kasutada selleks spetsiaalselt ette nähtud tooteid. Niiskustõkkeid, hüdroisolatsiooni masse, niiskuskindlaid pahtleid ning kindlasti ka niiskuskindlaid värve. Märgade ruumide jaoks mõeldud tooted sisaldavad hallitusvastaseid aineid ja on tavavärvidest tugevamad. Neid võib korduvalt pesta ning harja või käsnaga nühkida. Uut vannituba ehitades või seda kapitaalselt remontides on esmajoones oluline kaitsta niiskusest aluskonstruktsioone. Selleks on soovitatav krohvitav pind või ehitusplaatidest aluspind üle töödelda niiskustõkkega. Niiskustõke tungib pinna sisse ning muudab selle kindlamaks märja vastu. Samuti täidab niiskustõkke ehitusplaatidest seina puhul kruviaugud, vuugid ja praod. Kui sein või lagi on niiskustõkkega töödeldud, siis järgmine samm on see üle pahteldada ja luua värvimiseks sile aluspind. Seejuures kasuta kindlasti spetsiaalset niiskuskindlat pahtlit. Kui aluspind on pahteldatud, siis esmalt enne värvima asumist kata pind ka vastava krundiga, mis on mõeldud kasutamiseks märgades oludes. Kui pinnad on krunditud, täida ülevärvitavad nurgad ja erinevate materjalide ühenduskohad ülevärvitava niiskuskindla massiga. Tavaline sanitaarsilikon on küll niiskuskindel, aga see ei ole ülevärvitav. Peale seda on õige aeg pinnad värviga katta. Dušinurgas, saunaruumides ja vannitubades kasuta alati niiskuskindlat värvi. See on tavaliselt mõnevõrra läikivam, kuid seda on lihtne puhastada ja see ei võta mustust külge. Lisaks on niiskuskindla värvi pinnatugevus väga suur, mistõttu seda saab korduvalt tugevalt pesta. Märgades ruumides tuleks niiskuskindla värviga üle värvida nii seinad kui laed. Pea meeles, et ka need pinnad, mis ei ole otseses kokkupuutes veega, vajavad siiski pidevat puhastamist. Seega tuleks ka köögi tasapinna tagused seinad ning seinapinnad kraanikausi ja pliidi taga värvida spetsiaalselt köögi viimistlemiseks mõeldud värviga. Madalama läikastme tõttu võib kööki mõeldud värve kasutada ka mujal ruumides, näiteks seal, kus määrdumine suurem ning sage puhastamine vajalik. Koridorid, trepikojad, aga miks mitte ka lastetoad. Kui pinnad on värvitud ja paigaldatud on kraanikausid ja muu, siis on aeg täita kraanikausi ja seina vaheline ühendus sanitaarsilikoniga. Kui teostad hooldusvärvimist ehk tahad anda vannitoale värskemat ilmet, siis on oluline ülevärvitavad pinnad enne korralikult spetsiaalsete puhastusvahenditega pesta. Kui aluspind on pestud, siis võid muretult teha pahtliga parandused, pinna üle lihvida ja uuesti värviga katta. Kui pind on eelnevalt viimistletud tugeva, sileda ning läikiva värviga, siis on soovitatav see enne lõppvärvimist lihvpaberiga karestada ning uuesti kruntida. Vaata ka meie teisi värvimisvideosid ning uuri Vivacolori veebist huvitavat lisainfot. Eelmise või järgmise video vaatamiseks kliki video ülemises servas oleval lingil. Mina olen Meelis Tarto, aitäh vaatamast!